ühtepidi oleme selline väike täpp, et kui me räägime heategevusest ja maailma parandamisest ja teiste aitamisest, siis loomulikult tuleb kõigepealt oma täpp kuhugi maani viia, eks ju. Eks me ise kogu aeg areneme, aga mingi miinimum peaks olema tehtud, eks ju. Enese hoolitsemise eest nii keha kui mõistuse kui hinge. Ja siis loomulikult selles maailmas elades, ma ei tea, vedanud või ei ole vedanud, sa näed ainult, kui sa empaatia natuke laieneb, et ainult kannatused. Rõõmu, ilu ja pidu on ka kõike, aga see teine pool on nii võimas. Katkised, haiged inimesed, egotsentrilised, sõjad, poliitika, kõik see on, sa näed iga päev seda selline hirmude peale ja ekspluateerimise peale ehitatud ühiskond. Ja sa ei saagi kuidas öelda, kui sa kuhugi maani kasvad suureks, eks ju, oma ajudega või tunnetustega, sa saad aru, et sa ei saa ühtegi tegevust teha, eks ju, alates iseendast, nagu ma ütlesin. Aga kõik tegevused, et isegi kui sinul läheb hästi, see on täiesti mõttetu. Ütleme, et mul on kõik hästi, aga ma elan siin. Nii palju kannatusi. Kõik tegevused, kõik mõtted, palved. Sa ei saa nii elada, et sa ei märka seda ja ei mõtle iga päev, iga sekund, kuidas aidata ennast ja teisi. Läbi vaimse informatsiooni. Ma saan aru, et meil on tulekahju kustutamise heategevuse printsiip, et me kustutame tulekahjus. Näiteks ütleme, Lõuna-Koreas seal riik on niivõrd kaval, et seal nad kontrollivad rahva kaalu. Nii kui ülekaal on midagi värk, siis riik kohe tuleb vahele, eks ju. Sa pead kogu aeg käima regulaarselt arstlikus kontrollis. Näiteks, eks ju. Ja mis see tähendab siis? Muidu on niimoodi, et heategevus on, see on haige, see on vähis, eks ju. Sellel on allergiad, lapsed haiged, suured haiged, eks ju. Ja tegelikult see on lihtsalt see, et riik lubab inimestel süüa kräppi ja keemiat. Ja siis käib tulekahjude kustutamine. Meil on vaja seda, eks haiglasse, seda aparaati. Kujutage ette, kui me tervislikult toituks ja teadlikult. Kui vähe oleks seda selliste tulekahjude kustutamist ja sellist heategevust, mis on suunatud siis tagajärgede likvideerimisele. Aga mis on põhjus, eks ju? Et me ei tee koostööd elava loodusega, ei söö tervislikult, ei arenda sügavaid loomulikke, spontaanseid ja ilusaid inimlikke omadusi. Ma võtan hariduslikus plaanis. Kõik on akadeemiline, kõik on ikka kehaline, ainult keha peale, keha on ka tore. Aga ainult keha peale ehitatud, eks ju. Või materiaalse jõukuse peale, neid me hindame, eks ju. Eile Šimad Bhagavatamist lugesin ka, et seal konkreetselt Kapila Deva siis rääkis oma emale seal jutlustas, eks jumala kehastuse siis. Et ei, materiaalsete inimestele neid ei huvita need lood, need vaimsed lood ja pühakute ja jumala kehastuse lood. Neid huvitavad selle maailma, kes on saanud rikkaks ja ilusaks, nende stoorid. Ja nii ongi, filmid ja kõik, vau. Kui sa süvened nende isiklikku ellu ja sisemaailma, siis seal on täielik kurbus, üksindus ja nii edasi. Eks täpselt samad avaldumised, mis on silla all vennal, kes võib-olla on narkotsisõltlane. Et sellepärast hea tegevusel on ka järjekord, arukuse järjekord. Et loomulikult tulekahjusi tuleb ka kustutada, aga kui me ainult need tagajärgi püüame likvideerida ja põhjuste tea, nagu ma tõin ühe lihtsa näite, et tervislik toitumine. Et riik seda tervislik toitumist ei kontrolli, alkohol, narkootikumid, hasartmängud veel juurde, mis lõhub peres ja kehas, eks ju, tuhanded ja tuhanded, ma ei räägi siin mürgisüstidest. Pandeemia ajal, mis on täielik, kuidas öelda, me kõik teeme vigu, keegi ei ole paremad, halvemad, aga selline halustav ja võimas aparaat, mis käis inimeste terviste ja elude pealt üle, see peaks kõva kohtuprotsess olema. Sellest ma olen rääkinud, seda kõik räägivad praegu, eks ju. Aga see teine pool on ikka. Loomulikult, see jääbki nii. Me ise õigustame ennast Jumala ees oma lollustega, samamoodi see inimkond teeb midagi valesti, siis ikka üritaks viimase hetkena kuidagi peita jälgi või kuidagi pea püsti tõsta, eks ju. Ikkagi oleksin sellel rajal, aga hea tegevus, jah, tõeline hea tegevus hakkab järjekord, hing, peenkeha, füüsiline keha, sellises järjekorras . Kui hing on rahul, hing on balansis, siis me pühakute pealt võime näha, inimene on väga õnnelik. Isegi kui ta elab askeetlikult, tal ei ole neid teisi ringe. Okei, me ei ole materialistid, meil on vaja, me oleme kehalises kontseptsioonis, meil on vaja, et üür oleks makstud keha terve, eks ju, loomulikult. Aga järjekord ikka jääb samaks, eks ju.
Sest kui mul see ankar ja valeego on elus ja isegi kui mul õnnestub välised kihid ära parandada, siis ma kasutan seda nagu teadlased suurem osas sõjatööstuses, lihtsalt et oma võimu laiendada.